tere hommikust. Tegelikult on kell juba 12 läbi, aga ma mõtlesin, et ma alustan uut videot. Nii et nüüd me oleme tulnud Ülemistele. Ja ma näitan siis, mis ma siit osta endale kavatsen. Ühesõnaga, tere tulemast uuesti. Päris kaua aega on möödas, kui ma olen midagi filminud või siis õigemini siia üles pannud, sest tegelikult ma olen filminud, aga ma ei ole kunagi jõudnud sinnamaani, et sellest oleks üks terviklik video kokku, et ma saaks selle üles laadida. Nii et ma olen alustanud mitu korda, aga need on pooleli jäänud. Tere hommikust! Käes on neljapäev, 26. juuni ja ma alustan vlogi. Ma väga ammu tahtnud seda teha, aga pole kuidagi sattunud. Ma mõtlesin, ma filmin natukene, mis sa arvad? Nii, me kolmekesi nüüd lähme turule ja siis käime Ülemistes. Lähme. Tulime Ülemistesse. Saame moega kokku ja käime paaris poes. Tänasest on Saaras poodide salendused. Kellel? Seal Uuel putukal. No nii, aeg on päris mitu tundi edasi läinud. Ma ei tea tegelikult, kas mind kuulda on, siis päris suur tuul on. Aga nii ruttu, kui me sinna Ülemistele läksime, nii ruttu me sealt ka ära tulime. Kui ettevaatlikult see on. Sellepärast, et Õde hakkas nutma. Õde hakkas nutma, tahtis üles olla. Ja ka Hugo ka seal ikkagi andis oma panuse. Nii me olime mingi 10-15 minutit ja juba tulin ära, sest et nahk oli märg juba ja ei jõudnud enam. Aga nüüd me naudime ilma, olgugi, et on tuuline, siis vihma ei saa. Ja ma siin ja kärutan. Ja kärutan ka. Hugo mängib putukatega. Ja ühesõnaga kärutan seda beebit magama. Ja varsti peaks hakkama kooki kaunistama. Me sõime tordi ära ja tähistasime sünnipäeva ära, tegime pillid. Ja nüüd me tulime kõik koos õue, et teha üks põhimõtteliselt Hugol jooksudi või selle rattatiir. Ja me siis kärutame magama ka. Nii et jah, täna on ikka mõnus ilm selles mõttes, et ei saja vihma. Isegi tuule vaiksemaks on jäänud enne, kui me istusime Hugoga õuel, siis oli ikkagi suht külm tuul, aga nüüd tundub normim. Et jah, lähme käime siin pargis. Hugo sõidab kõik vist trikitamas veits ja siis proovime vanni õhtu ka ära teha. Mul mitu õhtut olnud plaanis vanni teha lastele, aga ei jõua üldse. Õhtuti aeg lihtsalt kaob käest ära, et äkki täna. Mis siis on toimunud peale seda, kui oli sünnitus? Ma panin selle esimese video ülesse ja nüüd sünnitusest on möödas 6 nädalat. Ehk siis kuu ja natuke peale. Ütleme nii, et asjad hakkavad lihtsamaks minema. Beebi on päris ilusti kaalust hakanud juurde võtma. Sööb nii rinnapiima kui RPA-d. Seda on näha ka seal ääres, et on palju siis mingeid pudeleid ja asju, millega me siis seda toitmist läbi viime.
Ja jah, ma ei tea, kuidagi läheb lihtsamaks küll, eks siin mingid uued väljakutsed on kogu aeg, et miks ta ei maga ja miks kas tal on gaasid ja nii edasi, aga ikkagi on kuidagi lihtsam. Ja mis siis vahepeal toimunud on, olen olnud suhteliselt kodune kogu aeg, meil käis pildistaja kodus, ma panen mõned pildid siia. Väga ilusad pildid tunduvad olevat, ma pole veel kõiki pilte kätte saanud, nii et ma ei ole kõiki näinud, aga ma sain kuskil, ma ei tea, 5 pilti nii-öelda teaseriks ja need mulle väga meeldivad. Ega muud, aga niimoodi ei olegi olnud, mul ei tule vähemalt midagi meelde sellist. Üks asi veel, mis toimus vahepeal ja mis oli ju suur asi ja meie peres suur sündmus iga aasta on Hugo sünnipäev. Ja sellest peost on mul ka mõned klipid, nii et ma panen need siia. Aga tulles tagasi tänase juurde, nagu te nägite, ma käisin Ülemistes ja Ülemistes ma tegelikult läksin, et osta seebidosaatorit. Ma ei leidnud päris seda, mida ma tahtsin, aga midagi ma pidin ostma, sellepärast meie oma läks katki. Ma ostsin täiesti tavalise, sellise valge. Tegelikult meil enne on olnud selline hall ja ma olekski eelistanud halli või tumedat, aga seal ei olnud, kuskil ma ei näinud. Ma tegelikult läksin Zara Home'i otsima seda. Seal ei olnud mitte midagi sellist, nagu meile oleks sobinud. Ja selle ma leidsin Jyskist ja see maksis mingi 8,99 midagi sellist. Nii et kuna kraanikauss ja WC on meil valged, siis ta iseenesest võiks sobida, et väga lihtne. Vähemalt saab uuesti panna dosaatori, et meil praegu on olnud see tüki kätepesuseep ja tuleb välja, et see on lastele väga lõbus mängimiseks, nii et alati, kui meil on olnud mingi olukord, kus peab see tükiseep seal olema, siis mingil hetkel tekivad sinna augud sisse ja siis see läheb katki pooleks mingi hetk, siis meil on 2 mingit väikest jupikest seal, et Hugol meeldib väga sellega mängida. Nii, aga täna hommikul tegelikult mul tulid sõnumid, et mul on tulnud pakid, nii et ma näitan, mida ma siis olen tellinud. Ma tegin tellimuse Medironist. Ma tellisin sealt neid beebi vaipse. Need Knife'i jamad on väga mõnusad, need mulle meeldivad. Need hakkab meil otsa saama. Ja siis ma tellisin meile neid juurde. Samamoodi Knife'i see šampoon ja dušikell. Et need on väga mõnusad. Mul just oligi see šampoon vist ja sai otsa Hugol. Nii et ma peakski talle vanni need kohe sinna viima, et ta saab ennast puhtaks pesta. Nii et need tellisin ka sealt. Ja viimane asi, mis ma tellisin ja ühe influka poolt sain siis mõjutatud, oli see Scan Booster. Tegelikult ma olen otsinud igast neid Scan Sheets ja lõhnalehed ja muud sellised erinevad variandid, et kui pesu tuleb kuivatist, et tal oleks mingi mõnusam lõhn küljes. Ja ma ei tea, ma nüüd proovin sellega, et kas ma sellega saan kuidagi seda teha. Lõhnab väga mõnusasti praegu. Et ma ei tea, proovime, kuidas toimib. Ma kohe varsti lähengi panen pesu pesema ja siis ma proovin sellega. Ja teine asi, mis mul oli, ma tellisin Kaup24-st. Hugol oli vaja neid hambaharja otsikuid. Siis ma tellisin sealt sellise 4 paki. Tal on Tämblikmehe hambahari. Jõuluvana tõi talle millalgi minu meelest. Ja siis need otsikud. Ja tegelikult mul endal, ma otsin selle paki. Mul endal on ka olnud elektriline hambahari, aga minu elektriline hambahari on, ma panen siia pildi, ta teeb niimoodi peseb. Aga ma olen puudust tundnud, et ma tahaks seda, mis teeb neid ringe nagu, needki teevad. Ühesõnaga, Kaup24-st leidsin mingi odava, suvaka hambaharja, sellise. Ja tellisin selle endale. Et ma arvan, et ta ajab asja ära. Ma proovin, kas see meeldib mulle rohkem kui see, mis mul praegu on. Ma arvan, et sobib hästi. Ühesõnaga,
Need 2 asja ma tellisin siis sellest Kaup24-st. Viimane asi, mis ma veel pakiautomaadis sain, oli kott, mille ma tellisin Jagast. Ma leidsin sealt üks päev lampi niukse furlakoti ja oli väga hea hinnaga ja mulle väga meeldis. Nii et selle ma tellisin ka sealt. Et selline lihtne, tegelikult ma olen selle paketkotti ammu juba endale otsinud. Tegelikult vaatasin Saarast ja mul on hea meel, et ma leidsin sealt selline see kotike on ka sees. Et ma leidsin hoopiski sellise furlakoti. Ühesõnaga väga meeldib, olen väga rahul. Nii ja nüüd veel viimased asjad, mis ma siis täna, nüüd kui ma käisin, ostsin Ülemistest selle ja mis ma muidugi ostsin veel Saarast, laste. Nii et sealt Saara allaindlusest võtsin sellise. Siis tal on lühikeseks jäänud püksid, ta on väga palju kasvanud, nii et ma võtsin ühed teksad talle juurde. Aga need on 110 suurus, nii et tegelikult võib-olla nõksa pikad, sest on kuskil 107 senti või midagi sellist praegu pikk. Sellised tumedad teksad, 12,99 oli mõlemad. Selline. See oli 7,99 ja siis talveõpe. Nii et sellised ostud olid täna. No nii, me jõudsime õnnekese juurde. Õnnekesel oli sünnipäev. Ja me tulime täna siia natukene tähistama. On mega palju asju, õnneks mul laps juba viidi minema. Ma siin lähen veel asjadega järgi. Jäin hiljaks, sest et mitte kuskile ei jõua enam õigel ajal. Mitte kuskile. Palju õnne sulle! Vau! Maailma Palju õnne. parimaid Ja, õnnele. seiklusi. Palju õnne. Sõime just selle sushi tordi ära, see oli väga maitsev. Kusjuures ma sõin esimest korda sushi torti. Ma tean, et Õnne on seda varem ka teinud. Meile ta ei ole seda varem pakkunud. Meil oli esimene kord, aga see oli väga maitsev. Ja nüüd meil hakkab kohe kohvi ja koogi aeg. Õues on suvi, aga suvest on minu meelest asi ikkagi päris kaugel. Ütleme, et varbad veits külmetavad ja nagu nina oleks natuke punane ja ei, tegelikult on tore. Siin on meie beebi. Ja nüüd tuleb sealt piimaga. Siin on meie boss. Sina teed. Mina olen ka boss. No nii, mitu head päeva on jälle möödas. No ei tule sellest filmisest mitte midagi välja. Väga raske on. Praegu ka toidan beebit ja tegelikult kell hakkab saama varsti 1 ja meil tuleb külalised. Ja ma mõtlesin, et ma proovin filmida. Hommikul ma ei jõudnud, aga ärkasime kuskil 9:30 Sannaga. Uga vaatas nii kaua multasid ja siis ma koristasin, käisin pesus, koristasin ja nüüd valmistasin veel ette lõunasöögi ka, et nii kohe kui Sanna on lõpetanud söömise, siis tegelikult peaks ikka kohe meile külalised tulema ja ma kohe siis saan valmistada ka lõunasöögi. Et ma hakkisin kõik asjad valmis ette ära. No ühesõnaga, ma proovin nüüd. Äkki täna õnnestub natukene rohkem filmida. Nii juhtus see, mis alati juhtub, et paned endale midagi selga ja ei jõuagi seda kanda, sellepärast et juba enne tuleb plekid peale. Nüüd ma võtsin siia midagi muud endale selga. Täna on vist selle suve kõige kuumem ilm, vähemalt siiamaani kindlasti on kõige kuumem ilm.
loodetavasti tuleb selliseid veel. Aga mina praegu hakkan sõitma Pelgulinna sünnitusmajja, siis mul on siis kontroll, keisrijärgne viimane kontroll ja põhimõtteliselt esimene naistearsti kontroll ka. Esimene ja viimane, ma loodan siis, kus vaadatakse, kas kõik on hästi ja kuidas paranenud on ja nii edasi. Nii et ma lähen sinna ja ma jätsin mõlemad lapsed praegu koju enda õega. Aga on suht närvis. Ma ütlesin mitu korda, et ma võtan ikka kaasa beebi siis, et ta oleks lihtsam ja mõnusam, aga ta arvas, et sellest ta saab hakkama ja kõik on okei. Ja andis nagu märku, et ma läheksin üksinda, nii et ma siis tulin üksinda. Ma ei tea, ma loodan, et kõik läheb hästi ja eks ma hakkan kohe kiirelt minema, et saaks kiirelt käidud seal. Mingi mees kõnnib mööda täiega, vaatas mind. Siin täpselt ees on see jalakäigu kõnnitee. Ühesõnaga, nüüd ma sõidan Pelgulinnas sünnitusmajja, siis tulen tagasi, vaatan, kuidas need läinud on ja siis me pakime asjad ja lähme suvitama, sest nüüd tuleb mitu head ilma. Loodetavasti siis sama kuumad nagu täna ja siis vaatame, kas me saame rannas käia või mis me teha saame, et kuidas meil see beebiga suvitamine välja näeb. Aga hakkame pihta, et ma ei jääks hiljaks arsti juurde. Mis tundub, mis emotsioonid? Uuesti siia sisse minna. Iga kord, kui ma siit kõndisin rasedana ja praegu ka mõtlesin seda, et seal osakonnas on need, kes sünnitavad ja need, kes on anda värskete beebidega ja siis ma alati vaatan akendesse, kas ma näen kedagi, sest et mina enda beebiga seisin küll seal akna ja vahepeal ja vaatasin aknast välja, et kas ma näen ka kedagi. No nii, lähme, käime ära. Käidud saigi. Mis oli mega tore, oli see, et see oli naistearst, kes tegi mulle koppi. Nii siis hakkasin rääkima midagi kopist ja siis mul ühel hetkel mõtlesin, et kas see on sama arst. Ja siis ma küsisin talt, et kas see on see sama arst. Ja ta ütles, et jaa, oligi. Nii et väga lahe oli. Hästi põhjalik arst oli ja ma nüüd tulin visiidilt ära. Ma pean ühe korra veel minema visiidile, aga see selleks. Tulin visiidilt ära, siis ütlesin ka, et väga tore operatsioon oli ja tänasin selle eest veel kord, et tore. Siis mõtlesin, et kõik läks väga hästi ja jäin väga rahule. Nii et väga lahe oli selles mõttes. Aga nüüd ma sõidan koju kiirelt tagasi. Mõtled küll, et lähme ainult 9-1, sest et poisid lähevad rallile ja ei õnnestu jääda pikemaks. Et võtan vähe asju kaasa, aga ikka terve elu ja nüüd ma lähen viin need autosse, panen auto jahedaks ja siis vaatan, kas veel on vaja midagi, mingeid asju võtta kaasa. Nii palju asju. No nii, me oleme rannas. Autosõit oli suht vaevalt. Pidin seisma jääma paar korda. Ja ma istun siin mingi vihmavarjul ja toidan last. Hugo ja ta täti on siin vee ääres mängivad, aga no beebiga siin rannas olemine ei ole ikka mingi hull lõbu, ma pean ütlema. Ma veits pelgan seda kuumust ka, et tal on liiga palav ja ta jääb janusse, et ma pigem annan talle hästi tihti süüa. No rannas on ikka päris tuuline, ma siin toitsin teda ja nägin jumala palju vaeva, et teda magama saada. Talle ei meeldib kõhukotis olla, mis talle muidu tavaliselt väga meeldib. Nii et nüüd lõpuks ma panin ta kärru ja siin ta jäi magama. Käisime poes, siin on nii palju inimesi. Inimesed ei oska autoga sõita. Ja nüüd kiirustame tagasi koju. Ossime igast sööki ja jäätist ja värki ja särki. Ja siis läheme beebit toitma ja ise ka sööma. Tere hommikust. On reede hommik. Üsna varajane. Ja ma joon kohvi. Ja ratsin just beebi ülesse. Beebi ärkas ülesse, võtsin ta endale sülle, sest et ta nüüd hommikupoolikul siin on hakanud jälle võitlema gaasidega. Päris sage teema meil siis. Või beebil on gaasidega võidelda.
vahepeal on päris palju asju toimunud. Tegelikult kell on lõunaaeg, ma arvan 12 aeg, ma päris kindel ei ole. Käisin pesus, pesin rõdu, tegin rullbiskviiti, beebit toitsin, kes hängib siin praegu. Ja nüüd ma söön lõunat. Ma ei hakka seda näitama, sellepärast ma hakkasin juba sööma ja see on poole peal, aga ma tegin neile kanakotlette. Põhimõtteliselt juhindusin Clean Kitcheni retseptist. Siis tegin ahjus kartuleid ja mingi värske salat ja külmkaste ja see on väga maitsev. Ja vaatan seda Malluka uut blogi, mis ta just üles pani. Aga tore, sellepärast, et minu meelest ega YouTube'is väga midagi vaadata ei ole. Tulin korraks rõdu peale istuma. Natukene päikest nautida, vaata, ma istusin eile esimest korda kohe, sain randid endale peale ja punaseks ka. Nii et ma väga palju ei istu, aga beebi magab, aga just ärkas vist, ma vaatan, jalad käivad. Nii et üürikeseks jäigi mu istumine siin, ma mingi 5 minutit olnud. Ah jah.